hommikust, minu nimi on Salli, mina olen Majast koduks looja ja tere tulemast minu kanalile. Täna on esmaspäeva lõuna, me saime oma maja kätte reede õhtuks, ma natuke hingeldan, vedasin just prügi. Me oleme siit majast enamuse prügi välja saanud, kuigi ikkagi täna on veel korralik prügiveopäev ees. Ja kui me siiamaani pakendasime kõik ära ja viisime siis kõrvalhoonesse hoiule, siis nüüd on esmaspäev, prügila või see jäätmejaam on lahti ja me läheme vaatame, kas me saame selle sinna ära anda. Siis me ei saa meiega kaasa tulla. Nii et minu elu esimene jäätmejaama asjade viimine, aga ma saan sellega hakkama, sest ma saan kõigega hakkama. No, kui palju me vaesemaks jäime? Nüüd võtta. 106 eurot ja 20 senti. Ja see oli 600 kilo ja alles esimene kärutäis. Mitu meil veel on tuua? Umbes 3 või 2. Vähemalt 2 veel. Vähemalt 2. Võib-olla 3. Lisaks me peame ära tooma kodumasinad, mille saab tasuta ära anda ja metalli, millest äkki saame mingit raha tagasi. Jõhker ikka. Nii, prügi tehtud. Kuulge, aga lähme siis järgmiste asjade järgi. Teine koorem prügi on ära viidud. Me kogu aeg naerame, et prügimägi saab täis, kui me kõik oma prügi ära viime. No, mis sa arvad, kui palju meest me nüüd prügi viisime? 100 eurot vähem. 64 eurot ja 56 senti. Jee, puha niisama sai. Nii et praeguseks me oleme prügi viinud 170 euro eest. Vaatame, kui palju siis ühe laga koristamine maksma läheb lõpuks. Filmi siin vaata, mis ma leidsin. Mis sa leidsid? Siit veel ka pesa. Oh, wow. Vist ei ole näha siit ka minust võtta. Tuhandeid sipeleid. Aga seda me juba teadsime enne, et siin on väga palju. $166. No mis me palju teeme siia? 140. Ja mitte siin võib olla 60. Nii suur saab olla, jah? Vahepeal oleme päris palju teinud siin koristustööd, et köök on põhimõtteliselt tühi. Natuke on siin veel köögimööblit seina peal, et sikutame välja siin paari päeva jooksul. See oli päris asju täis, siin on veel paar viimast asja ja siin ka siis. Elektrijuhet oli. Aha, palju oli seda? Jah, selle jaoks on siin, saab seda siin toimetada teha. Kell on 9 õhtul, mõtleme, mis me homme teeme. Aga homme me läheme mandri peale. Ostame murutraktori ja ehitusvahendid. Ja siis tuleme tagasi ja hakkame ehitama. Nii et meil läheb kell 6.30 juba laev hommikul. Meil on mega palju teha. Me tahame käia peaaegu kõikides ehituspoodides, magasiinis, toidupoes. Meil on päris pikk nimekiri, kohe mitu lehekülge, mida kõike vaja on. Proovime siis korraga hästi palju ära osta, et vähem oleks käimist ja rohkem asju korraga. Kõige suurem mure on praegu murutraktoriga, sest me täpselt ei tea, millist osta ja meil on seda kindlasti vaja homme. Ja vaatame. Ehk homseks tuleb mingi selgus, et me igal juhul peame mingi murutraktori sealt ära tooma, sest meie hoov on lihtsalt nagu heinamaa. Täna ma tegelikult nägin, et naaber tegi heina või heinapalle vist tegi see masin või? See suur masin. Et suure põllu peal ma juba peaaegu oleksin sinna hääletama läinud põllu äärde, et äkki see suur hiigelsuur masin tuleb siia ka. Siin oleks olnud hea, et siin hektarilise hoovi peal ta oleks saanud nagu ühe korra edasi-tagasi sõita, et see oli nagu huge see masin. Aga jaa. No, see on natuke rohkem kui hektar. No, ma ei tea, palju seda murumaad meil siin on. No ikka on. No ikka on, jah. Et igal juhul me niitma peame. Ühest lambast on vähe. Aga homme hommikul näeme, me võtame siis sind laevale kaasa. Ja teeme tripi. Nii et ruttu magama, homme on varajane tõusmine. Vara hommikused lapsed.
Mega naljakas on see, et ma tegin eile mingi mega pika nimekirja ja unustasin selle koju. Et tegin uue. Jõuame Rohukülla ja siin sadama ääres lihtsalt. Need on väiksed on kõik paadikesed, inimesed kalastavad. Nii äge. Esimene peatus on murutraktori ostmine. Maailma kõige ägedam murutraktor on ostetud ja nüüd me lähme. Esimene ehituspood on käidud ja nüüd järgmine. Kus nüüd oleme? Depos. Depo! Saime oma mingid asjad ostetud. Rasmus sai Lego. Kõige olulisemad, päeva olulisemust. 2 ehituspoes ja 1 tehnikapoes oleme käinud. Raha on hästi palju kulunud, aga asju ei ole väga palju saanud. Nimekirjast vähem kui pool on praegu saadud ja kell on mingi 1:30 äkki või. Umbes 1:30 nüüd me lähme sööma ja siis me lähme edasi poodi. Pika poepäeva õhtu. Me jõudsime koju. Ja kell saab 8:30 õhtul ja me oleme lõpuks tagasi kodus. Hiiumaa! Ja kui paljud inimesed soovitasid meile lammast niiduki asemel, siis meie otsustasime osta hoopis Hirvepoisi muruniiduki. Muruniiduk on ostetud! Oota, tule sealt alla nüüd, laps. Meil on vaja tööd teha. Nii, aga Vait on antud. lisaks siis ka uus tualettpott. Ja kuna meil kööki ei ole, siis vähemasti on meil nüüd veekedukann ja airfryer. Ja see ei olnud täpselt mitte kõik. Aga head tassimist meile siis. Eile käisime siis linnas, tänaseks on kõik asjad maha võetud, lahti pakitud. Ja hetkel ma tegin meile ühest selle maja toast siis selle enam-vähem puhtaks. Ja kui ma ütlen puhtaks, siis ma mõtlen, et me käime siin ikkagi välisjalanõudega. Aga ta on nii palju okei, et me saame siin teha süüa. Ma tahtsin, et meil tekiks ühte majaruumi kööginurk või siuke söögitegemise nurk, väike istumise koht, kus me saame süüa ja kus mingeid kõige olulisemaid asju saab hoida, nii et see oleks enam-vähem puhas. Aga kohe teen teile meie ühe taduri. Uhked garderoobikonksud, et saaks midagi riputada. Siin on prügisektsioon. Söögitoa laual on uhked veinipudelid ja õllepudel, mille mulle mu mega armas kolleeg kingiks tõi. 2-poolne iigelsuur külmkapp. Täna siis kookisime kuskilt kuuri alt välja ühe laua. Ja et saaks midagi süüa teha. Me oleme 5 päeva reaalselt toitunud mingi Peetri pitsast ja Selveri salatist. Eile ostsime 2 auguga pliidi, et saaks natukene süüa teha. 1 pott, 1 pann on leitud. Siis eile ostsin esimest korda selle airfryeri. Ma ei tea, siis ole näha, kas see tasus ennast ära ja mis sellega teha saab, aga ma olen tuttavatelt hästi palju kuulnud. Väga positiivseid kiidusõnu, et seal saab peaaegu kõike teha. Kohvimasin, mis meil oli juba varem ja eile ostsin väga nunnu veekedukannu ja see on keramiline. Siin all on siis loomatoitude sektsioon. Siin on joogid, sest hästi palav on ja juua läheb meil siin meeletult. Ja 1 selline riiul, kus ma proovisin siis sektsioonitada. Ma ei tea, kui vained ja kui palju inimesel eluks on vaja, need väga palju polegi, tuleb välja. Mõned nõud, mis kastist on välja tulnud. Ja siis on meil siin mõnus elutoa sektsioon. Ja üleile saime siis omale ka televiisori pildi. Telekat veel käima pole pannud, aga ilmselt lähipäevil ja seal on mõned kastid, mida on varsti vaja, aga mis täna siis veel on lahti pakkimata. Ja kotttoolid. Ja kriibu magab siin. Aga lihtsalt teile näitlikustamiseks, et kui me üle tonni oleme prügi ära viinud, siis siin on veel praegu hetkel prügi, mis ootab. Kodumasinad, vana raud, mis ootab, seal on kõik põletushunnik. Ja seda on nagu kastide ja kastide kaupa ja hunnikute viisi. Kodutehnika on maha pandud ja nüüd
vaatame, et kuskil sisse ei sõida, et sõidame nüüd Pärnusse. Kate läks peale, siis seal alla oli vaata augud, kus läksid need torud läbi ja siis need tuli rihmaga, mis sinna alla kinni tuli. Nii tugevaks on see leid. Ära tee nalja, kaamera on minu käes. Aga su see kast on seal all. Su see kast on seal all. Kui see väike kuur, mida me siin ehitame, et kui me siiamaani täpselt ei teadnud, kui väike või suur see siis täpselt on, siis see on ainult katus. Kell on 8:30 läbi ja me lõpuks oota, Rasmus. Lõpuks saime oma garaaži ülesse. See näeb selline välja. Et homme saame siis kõik oma asjad siia ära tuua. Kõik oma mööblikastid, sest praegu me käime laos iga kord, kui meil on midagi vaja, siis me käime laos otsimas. Aga ei tahaks seda rohkem teha. Aga ma näitan teile kohe. Hiiumaa koht, jah. Hiiumaa kodu. Hiiumaa kodu. Ja, täitsa on niuke suur. Otsaseinad on panemata, aga homme paneme. Et siia mahub asju. Yes. Kui sa nägid mu eelmist videot ja mõtlesid peale selle toa nägemist ja selle mustuse ja segaduse nägemist, et meil on siin palju maad. Meil on siin niuke peaaegu 25 hektarit maad. Et ilmselt sa kahtlustasid, et ju need inimesed ainult niitsid. Siis ütlen sulle kohe ära, et sa eksid ja ei, nad ei ole tegelenud ka niitmisega. Sellepärast, et terve see hoov on täpselt selline. Näeb välja seinä, näeb välja kui seinä. Jah. Näeb välja kui püid, kui tattega pujuks sõitma. Just nimelt, see näeb välja nii, nagu peaksid traktoriga sõitma. Tegelikult keegi mulle ütles, et siin võib olla vaarikaid. Ja lähme siis, ma loodan, et ma siia heina sisse ära jupu. Ja vaarikaid siin on. Issar kui äge. Minu eluunistus on vaarikad. Nüüd saab kell juba 10. Kõht on nii tühi, nii suur väsimus on peal. Ma käisin just poes. Lähen koju midagi süüa tegema. Õhtusöögid ongi väga-väga hiliseks meil jäänud. Ja sulle tahtsin öelda, aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme järgmises videos. Tšau!